me oleme jõudnud kuldtasemele. Sellel aastal pälvis kuldtaseme 1 õppeasutus. Ja selleks oli Ida-Virumaal asuv Sillamäe lasteaed Päikseke. Ja nüüd me palumegi Sillamäe lasteaia ja Valjala põhikooli esindajad endaga lavale, et kuulata, kuidas tasemete saavutamise protsess oli ja millised olid nende kogemused ja millised on nende mõtted tulevikuks. Tervist! Tervist! Ma saan aru, et 4 päikest on tulnud Päiksekesest, oli nii või? Ei, No 2 on ikka siin on 2 ja 2. Niimoodi on, jah? Aha, okei. Väga tore. 2 Päiksekest ja 2 Valjalat. Valjalas on ka Päikseke. Ja on ka päikeseid ka Valjalassegi jagub. Jah. Nii. Küsime. Jah, meie küsime, teie vastate. Süsteem on praegu selline. Jah. Nii, küsime siis kõigepealt Valjalalt. Miks teie võtsite ette selle teekonna, et seda uut taset kätte saada, saavutada? Olite kenasti baastasemel? Jah. Nii, mis juhtus? Ja elu oli ilus. Ilu oli lill. Elu oli ilus ja no praeguses täna siin ma arvan, et võib öelda, et teatud asjad elus tulevad ikka su juurde. Tulevad su juurde siis, kui sa oled millekski valmis, midagi sulle meeldib, sa oled sisse saanud ja lendad. Aga paraku meie uues vabas Eestis ja koolisüsteemis räägitakse, kui asjad ei ole kirjas, siis seda asjasüsteemis räägitakse. Kui asjad ei ole kirjas, siis seda asja pole olemas. Meie jõudsime nii kaugele, panime asjad kirja ja nüüd me oleme õpetused. See on uskumatu. Minu õppealajuhataja rääkis täpselt sama juttu 20 aastat tagasi. Kui pole kirjas, pole olemas. Huvitav ja seda öeldakse tänapäeval ka. Ja, minu arust see pidi olema sotsiaalmeedia kohta ka, et kui sind seal ei ole, siis sind ei ole. Nii et mul on tõsine identiteedikriis. Ma ei tea, kas ma olen või ei ole, aga me küsime siis Sillamäe käest sama hästi, et miks te võtsite selle kõrgema taseme taotlemise ette? No meie oleme liitunud ettevõtliku kooliprogrammiga juba 2009. aastal ja 14 tagasi see oli uus suund haridussüsteemis. Me väga palju õppisime, sõitsime, olime isegi Šotimaal, kus on sündinud ettevõtliku kooliprogramm ja meil praegu on kõik arenenud. Arenenud on meie meeskond, meil on kompetentsid õpetajad, on kirjutatud head edulood, osalisime paljudes projektides ja see hindamine kuldtasemele meil oli juba 3. kord. Ja see on toetatud ja see suur väljakutse meie jaoks ja annab meie lastevanematele signaali meie lastehariduse kvaliteedist. Just, et Sillamäe Päikseke on parim. Ja Sillamäe rahvas teab seda. Teil on vist pikad järjekorrad ka. On lapsed meie lasteaias, on täis. Lapsed on järjekorras iga hommiku. No, mitte iga hommiku, aga kui sul sünnib lapsuke ja sa mõtled, kuhu teda tahaks panna, siis kuhu mujale kui Sillamäe lasteaed Päiksekesse. Aga Valjala, rääkige ka teie oma. Me kuulsime natukene Päiksekese tulemustest, aga millised on teie peamised tulemused? Tooge mõni näide. Tegelikult ma täiendaks võib-olla siia esimese küsimuse juurde, et miks me tahtsime seda hõbetaset saada. Tegelikult lihtsalt me kogu aeg tegutsesime mõtlemata tasemele ja see tase tuli meil kätte läbi meie tegude. Ja meil on pikad traditsioonid, ega see, kui me saime baastaseme, see oli jälle teatud asjade kokkuvõtmine. 12. aastat on meil kogukonna üritus Mihklilaat. Meil on lapsed on õpetajate rollis, õpetajate päeval. Meil on erinevad projektid, mis võtavad 9. klassi õpilased ette, just omal nagu ettevõtluse poole pealt, katsudes ise olla ettevõtjad. Et tegelikult see loetelu erinevatest üritustest on päris pikk.
et ma arvan, et meil saab aeg enne otsa. Aga ma tahaks siia juurde öelda, et tegelikult kõik need asjad teevad elu nii põnevaks ja et koolis on ikka väga hea olla. Et põhiline asi, millele meiega nüüd oleme teadvustanud, et rõõm peab koolis olema. Ikka naeru peab olema ja nalja peab olema ja rõõmu. Ja siis jääb ka armastus. Mis te arvate? Mina arvan, et nalja peab saama. Ja vaata, kui juba filosoofiliseks pinna, siis Tammsaar ütles, et tee töö, näe vaeva, siis tuleb ka armastus. Ma arvan, et tee tööd ja näe vaeva, siis püsib ka armastus. Hüppame Sillamäe juurde, ma saan aru, et olete siis vanad kalad muudkui taotlete ja saate kogu aeg neid kuldtasemeid, aga mis on nüüd teistmoodi? Ehk siis millised on olnud kõige suuremad muutused selle kõrgema taseme taotlemise protsessi tulemusel? Kas on kõik vanamoodi või midagi teistmoodi nüüd? No, kõigepealt mina tahaksin natukene liisada meie tulemustest. Absoluutselt. Meie lasteaias on arenenud järgmised töösuunad. Ettevõtliku kooli programmi raames meil toimub teatrikool, elukutsetega tutvumine seoses praktilise eluga, aktiivne projektne tegevus. Meie lapsed loovad õppematerjale, õppemänge, kingitusi partneritele oma kätega ja õpetavad nooremaid lapsi. Ja üheks tähtsamaks suunaks me arvame, et see on hea tegevus. Tänu millele toimub abistamine erivajadustega ja hoolekandeasutustest lastele ja vanainimestele pensionikeskustest ja teistele, kes vajavad hoolitsust ja tähelepanu. Meie lastevanemad viivad läbi meistriklassi lastele ja organiseerivad erinevaid üritusi. Ja iga rühm meie lasteaias loob oma projekti, mille elluviimisel osalevad kõik töörühmad. Meil on huvitavad üritused laste initsiatiivil näiteks. Lastel oli sündinud idee kasvatada taimi ja organiseerida kevadine ajalad. Kõik kasvatatud taimed olid müüdud ajalaadel, saadud raha eest, soetati elupuid rohkem kui 100 ja mida istutati lasteaia õuealale. Meil on oma ajaleht Päikseke hoolekogu initsiatiivil ja meil on pedagoogid, mentorid, kes õpetavad Tartu Ülikooli üliõpilasi, kes tulevad pärast meile tööle. Ja meil on oma videokanal, kus on allalaaditud erinevad õppematerjalid, projektne tegevus ja huvitavad üritused. Appi! On see lasteaed, millest me räägime? Kuulge, üle 100 elu puudustati või? Jah, vot nüüd ma ütlen jälle selle sõna ära. Tahaks lasta. Nii, meil on veel aega jutustada teiega, nii et me küsime aina edasi. Et kuidas teie saite kogu kooli meeskonna kaasa? Keegi on ikka ju sõrad vastu. See ongi nii, et kui läheb huvitavaks ja nagu eile ka öeldi, et saad hoo peale, kõik tulevad kaasa. Kõik tulevad kaasa, kõik aitavad kaasa ja see jõud läheb nii suureks ja tehakse väga ilusaid ja ägedaid asju. Nii on. Nii et teiste initsiatiiv kutsub ka neid, kes algul ei tule, lõpuks, et ei taha nagu rongist maha jääda. Kõlab ikka nii on ka natukene, aga koolis on üldiselt sellised superinimesed, kes ei oota kaua, et nüüd ma peaksin ka sammu astuma, vaid enamasti tulevad kohe kõik õpetajad. Võib-olla ma natukene siin täiendan, et oli üks koolitus meil õpetajatele, et kuidas ise leida endasse ettevõtlikkus üles, mis on hästi oluline. Ja väga hästi üks kolleeg ütles, ma ei teadnudki, et mul on loovus veel kusagil olemas. Ma ei teadnudki, et ma olen ettevõtlik. See tähendab, et kui on üks see piisakene, et ma teen selle esimese sammu, ma proovin, siis sealt hakkab kõik nagu tulema ja kerima. Ja koos hakkab palju põnevam. Äkki tunneb kõik koos, mõtlevad kõik koos, tahavad kõik koos, teevad ja
ja õpilased tulevad samamoodi. Ja uskumatu, meil on ka lapsevanemad ja kogukond nagu tuleb kaasa. Et see on nii oluline, et me pole üksi. Et ikka koos on ikka sünnivad ilusad asjad. Ja alati tänan lapsevanemeid ja kooli seltskonda ja kusjuures meil on ikka väga hea toetus ka maakonnast nagu see arenduskeskusest, et kes annab meil palju mõtteid ja jõudu edasi minemiseks. Jah, nüüd on juba raske, kas ma tahaks Sillamäele või Valjalasse, ma täpselt ei tea. Ikka meile. Aga Sillamäe... Kui sul on lasteaed lõpetatud, siis saad põhikooli. Mul on mõlemad lõpetatud. Aga Sillamäe, kuidas teil? Kas te saite kõik suure hoogu, olite valmis koostööd tegema või oli seal ka takerdusi, raskusi? Kuidas te sellise ühise vaibi lõite? Arvame, et peamine arvestada iga inimese arvamus. Kõik kasutame mida nad pakuvad oma töös. Selles protsessis ka osalevad lapsed, kui lapsed midagi pakuvad meile, kindlasti ka kasutame. Isegi laste vanemad meil osalevad ürituste korraldamisel. Nii suureneb huvi tehtava vastu. No, kas on lihtne seda teha või peab natuke vahel vedama ka seda asja käima? Praegusel saame öelda, et kõik õpetajad oskavad juba seda teha. Et enam ei pea vedama, et kõik juba lähevad ja tahavad. Ja nad ise pakuvad, ise midagi teevad. Kõik need projektid me vaatame pärast kevadel meie pedagoogilises nõupidamisel ja seal valime, mis on parem, kes hakkab osalema konkurssidel ja nii edasi. Et ideid jagub. Ja. Kuulge, mis selle taseme saavutamise protsessi, mis oli kõige raskem teie jaoks ja mis oli kõige lihtsam ja kergem? No, kõige raskem oli protsess, me arvame, et standardi hindamine on natukene muutunud ja nõudmised on ka teised. Ja see kord analüüsi täitmine oli esimene kord e-keskkonnas ja see oli väga raske meile. Meie jaoks. Me oleme koolitatud ettevõtluskeskuse poolt ja meie juhendaja poolt. Kõik pedagoogid osalesid analüüsi täitmisel oma paroolidega. Nad tõid oma näiteid, mõõteid oma rühmadest ise. Nad täiendasid 11 aruande täitmisel. See oli raske protsess ja uus kogemus, kuid me sai sellega hakkama ja oli väga rahul. Aga mis oli kõige suurem rõõm või kõige lihtsam, mis läks hästi kergesti? Tulemus, saavutus. Võib-olla meie jaoks on lihtne juba projektne tegevus. Kõik juba kompetentsed andnud valdkonnas. Väga tore, Valjala, sama küsimus, mis oli keeruline ja mis tuli nagu lepsereega? Jaa, eks meil umbes ka samamoodi natukene oli, aga kõik raskused, mis on möödus, neid nagu polekski enam. Aga jaa, ma ikkagi täiendan. Sa arvate täiendate teine? Et tegelikult üleüldse elus ju kõige raskem, mis on enese hindamine. Iseenda nägemine, oma tegemiste nägemine ja selle üles kirjutamine. Me võime lõputult õpetajatena rääkida, aga kuidas sa paned nagu kirja seda tunnet või emotsiooni, et see on keeruline. Hakkama saime, tundub nii, et meil oli väga hea, et ise nagu igapäeva koolielus võib-olla ei võtakski seda ette, aga kui on olemas nagu see tagant sundija, nagu meil ettevõtliku koolikoordinaator, et Saare arenduskeskusest, siis lihtsalt tuleb see protsess läbi teha ja natukene piinlik ka, kui hakkama ei saa, eks ju? Nüüd on ta mõtted, tahan täiendada. Ma nüüd saan aru, et ainult rõõm on järgile. Elevus. Elevus ja rõõm. Nii. Meil on veel aega üheks küsimuseks. Nii, ja see üks küsimus, kui nüüd otsitakse neid signaale ja nad on võib-olla teinud selle esimese koolituse ära ja jäänud tegema, siis andke neile nagu üks mõte, miks pingutada ja miks püüelda neid tasemeid? Tegelikult meie, kes me koolis oleme, me oleme ise väga huvitavad isiksusest. Ja meil ka õpilased
on veel huvitavamad. Ja kui me tahaks, et see koolielu oleks põnev ja huvitavam, siis andke tuld. Ja kõik seda soovivad. Kõik soovivad seda Eestimaa koolidesse. Tegelikult. Ja kuidas oleks Eestimaa lasteaedadega, mida teie soovitate, milleks pingutada? Kuldtaseme toetamine on meie lasteaia jaoks suur väljakutse ja see on maine. Ja antud, nagu Natalja rääkis juba, et see on antud tulemus ja saavutus annab signaali ja lastevanematele ja partneritele meie hariduse kvaliteedist ja on võimalus jagada oma kogemusi meie kolleegidega ja partneritega, on võimalus osaleda erinevatel ühisüritustel ja me oma edulood me esitame mitte ainult ettevõtliku kooliprogrammi raames. Me osaleme erinevatel üritustel ja konkurssidel ja saame tunnustust laiemalt ringkonnalt. See on teie kvaliteedimärk. Ja. Nii et kes tahab ka kvaliteedimärki endale külge ja see on neile vajalik, siis see on kutsu. Jah, aga Sillamäe lasteaed ja Valjala põhikool, me täname teid, õnnitleme teid veel ja meil on ka teile lilled üle anda. Väga tore, teile ka suured tänud. Ja, aga... Aitäh. Nii et palju õnne veel siis kord kõikidele baas, hõbe ja kuldtaseme saavutanutele.